Ma arvan, et mis meil siin ikka kauem oodata. Ütlen uuesti tere hommikust kõigile ja tere tulemast siis meie küberturvalisuse innovatsiooni ja arendustegevuse toetuse infotundi. Minu nimi on Lauri Tankler. Mina olen siis Riigi Infosüsteemi Ametis. Minu ametinimetus on põhimõtteliselt teaduse ja arenduse koordineerimisosakonna juhataja. Ja me tegeleme seal osakonnas, nagu te võib-olla arvata võisite, küberturvalisuse valdkonna teaduse ja arenduse edendamisega. Ja küll sinna kõrvale on ka veel teised innovatsioonitegevused nagu siis küberkiirendi iduettevõtetele ja järelkasvutegevused, aga üldjoontes siis hulk selliseid innovatsioonitegevusi meil seal on. Koostöös siis ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega, kes meil siin on esindatud ka paari inimesega, oleme siis nüüd täna, tegelikult juba esmaspäeval see küll avati, aga täna siis tutvustame teile sellist asja, mis on siis küberturvalisuse innovatsiooni ja arendustegevuse toetus. Ma räägin kõigepealt ise natukene sellest tagamaadest ja et miks me seda kõike teeme. Siis Marge Veeranna räägib sellest detailselt, et mis see taotlemine, kuidas see välja näeb ja et millega tuleb seal arvestada. Ning samamoodi on meil siin minu kolleeg Anni Aleksandrov, kes on selle innovatsioonitoetuse siis põhimõtteliselt selle teema juht ja et tema on siis see inimene, kes saab veel vastata väga paljudele küsimustele, et kas ikka nii saab või kas ikka naa saab. Ehk siis, et me oleme siin kõik selle jaoks siin olemas. Kogu see üritus hetkel siin salvestatakse ja me väga innustame teil kirjutama oma küsimusi tegelikult chatti. Et siis me proovime seda chatist siis võtta järjest nii palju, kui me saame, kui te ei saa oma vastuseid siit meie jutust enam-vähem kohe kätte. Me teeme siis niimoodi, et see infotund peaks kestma umbkaudu tund aega. Ma arvan, et võib-olla pool sellest võib-olla me räägime ise ja et siis me proovime võtta nii palju küsimusi, kui teil on ja seda kõike nagu ära lahendada. Seega alustaks siis põhimõtteliselt kuskilt kaugemalt ja tagantpoolt, et miks me üldse seda teeme. Kui te vaatate seda slaidi, mis teil siin kõige ees on, eks ju, et siis kahtlemata paremal pool ja keskel on siin EISi logod ja Riigi Infosüsteemi Ameti logod, eks ju, aga et vasakul pool on kirjas ka see, et seda on kaasrahastanud Euroopa Liit ja üks ECCC. Et kogu selle nii-öelda toetuse loogika ja mõte on siis selles, et Euroopa Liidus otsustati umbes 5 aastat tagasi või natuke rohkem isegi, et küberturvalisust üle terve liidu tuleks kuidagi eelisarendada teiste tegevuste ees. Ja selle jaoks loodi siis üks eraldi selline asutus, mille nimi oli Euroopa Küberkompetentsikeskus, ECCC, ja igasse liikmesriiki oma selline koordineerimisüksus, mille rolli siis täidame meie RIAS hetkel. Ja Euroopa Liit annab siis selle jaoks ka hulk erinevaid rahastusi, et iga liikmesriik saaks otsustada ise ka, et kuidas nemad võiksid kõige paremini toetada ja arendada just nimelt seda küberturvalisuse valdkonda. Meie siin RIAS koostöös EISiga oleme seda teinud juba väga mitmel erineval viisil ja teistpidi veel ka koos Tehnopoliga. Et oleme teinud seda ka niimoodi, et paar aastat tagasi, võib-olla mõned teist juba nagu teavad, mäletavad, oli meil selline toetus olemas nagu küberpöörde toetus, kus siis erinevad ettevõtted said tulla küberettevõtete juurde ja küsida ühte teenust ja meie maksime selle teenuse siis sellest siis toetust poole ulatuses. Nüüd uuesti võtsime selle teema ette 2025. aastal ja hakkasime seda vaatama sellise pilguga, et kuidas päriselt soodustada ja innustada siis küberettevõtteid või küberteenuseid pakkuvad ettevõtteid, et nad teeksid rohkem koostööd siis teadusasutustega ja et nad teeksid rohkem teadust ja arendust oma ettevõtetes, et see oleks ka nagu sihuke pikaajalisem
strateegia ja et sellest tuleks kasu, et ettevõtted hakkaksid ja jääksidki tegema kõiki neid asju. Ma tean, et kahtlemata Eestis on juba neid ettevõtteid ja asutusi, kes seda kõike teevad. Et meil on siin mõned suured küberturvalisusega tegelevad ettevõtted, kelle põhiülesanne ongi teadus ja arendus. Aga et me mõtleme siin nagu rohkem neid igapäevaseid teenuseid, millega põhimõtteliselt asju tehakse. Küberturvalisuse selle toetuse nüüd eesmärgiks ongi siis see, et need ettevõtted, kes tegelevad küberturvalisuse teenuste ja toodetega, et me saaksime aidata teil teha toote ja teenuse arendust selle jaoks, et teil konkurentsivõime suureneks, et lisandväärtus suureneks. Aga tegelikult mingil määral on igasuguse toote arenduse eesmärk alati olnud ju ka see, et toote ja teenuse maksumus tegelikult väheneb ja selle tõttu teie saate rohkem kasumit seal. Ja riik saab rohkem makse ja kõik on õnnelikumad. Ja meie huvi on siin tegelikult ka mitu erinevat huvi kokku pandud. Üks on siis see, et kahtlemata me peaksime nagu hoolitsema selle eest, et meil Eesti turul oleks neid teenusepakkujaid rohkem, kes saaksid igapäevaselt küberturvalisuse teenuseid ja tooteid pakkuda. Aga teine on ka see, et kõik see küberturvalisuse teadmus, mis tuleb siis teadusasutustest, ülikoolidest, nendelt, kes tegelevad kõikide nende asjadega igapäevaselt teadusarendusega, et see teadmus lõpuks jõuaks ka praktikasse. Et see oleks ka niimoodi, et teadusasutuse tegevus oleks võimalik ka nagu rahaliselt panna ja tekitada nagu sellest turule mingisugune toode, et see ei jääks ainult paberiks, vaid et sellest tekiks ka mingisugune lisandväärtus. Seega see eesmärk on ka see, et me aitaksime selle toetusega tihendada just nimelt teadusarendusasutuste, küberturvalisuse teenuse pakkujate omavahelist koostööd. Ja see ongi nagu üks nendest tükkidest, kui hiljem tuleb küsimus, et kui palju ikkagi peab sellest toetusest minema ühte või teise suunda, et siis see summa, see 40%, mis me oleme sinna pannud, millest te kuulete natuke hiljem, et sellega on seotud lihtsalt see eesmärk, et me tahaksime innustada teid rohkem koostööd tegema siis teadusasutustega, ülikoolidega või siis teadusmahukate ettevõtetega Eestis ja Euroopas. Selle tõttu me oleme siis pannud ka konkreetse eesmärgi, et selle toetuse puhul, kui teil on siin teaduse ja arenduse projekt olemas, eks ju, et siis selle toetuse puhul on vajalik üks partner. Ja see partner peab olema siis mingisugune teadus- ja arendusasutus. Eestis on meil suhteliselt lihtne. Meil on olemas teadusagentuuri poolt positiivselt evalveeritud teadus- või arendusasutused. Nendeks on ülikoolid näiteks. Nendeks on siis ka mõned ettevõtted, kes on teadusmahukad. Üks neist on muuseas üks küberturvalisuse ettevõte. Aga üle Euroopa tegelikult on natukene keerulisem, kuidas nagu leida endale üks partner, kellega teha teadust arendust oma teenuse puhul, eks ju. Ja selle jaoks me siis võtsime sellise mõtteharjutuse, et kuidas seda leida ja vaatasime, et vast on kõige mõistlikum vaadata nende ettevõtete poole, kes on juba osalenud mõnes Euroopa Horisondi programmis partnerina. Ja et siis selle tõttu me laiendasime selle tõttu siis ka võimalust teil ettevõtetena leida endale partner kuskilt mujalt Euroopast, sellepärast et eks me saame väga hästi aru, et iga küberturvalisuse nagu teenust või toodet pakkuv ettevõte on erinev. Igal ühele on vaja oma mingisugust suunda. Ja see oma suund on siis selline, et seal on reaalselt vaja leida selline ettevõte või asutus, kes just parasjagu tegeleb selle teadussuunaga, sellepärast et nagu niivõrd väikese ehk siis kuni 100 000 eurose toetusega ei pruugi olla see ülikool selline, kes ütleb, et hea küll, me hakkame nüüd siis teie tõttu tegelema selle konkreetse suunaga,
vaid me väga innustame leida, et te leiaksite just sellise ettevõtte või asutuse, kes seda teeb. Aga ma korraks siis nagu ütlen ka, et noh, et mis need nagu suunad on, et mida me siin nagu sooviksime, et Eesti küberettevõtted arendaksid. Võtame seda hästi kuidagi niimoodi laiapõhjaliselt ja oleme pannud siia nagu mõned märksõnad ja et natukene on siin selline teema sees, et eks igasugune teadus ja arendus peaks tegema tooteid kuidagi siis kiiremaks, odavamaks, efektiivsemaks, produktiivsemaks ja nii edasi. Ja siin on ka väga konkreetselt see, et nii-öelda kui teie pakute küberturvalisuse teenust või toodet, kas see on siis väga suure inimtööjõuga, siis oleks väga mõistlik seda kuidagiviisi automatiseerida. Küberturvalisuse automatiseerimine on üks väga oluline aspekt siin, mis võiks tuua selle nii-öelda hinna alla nii teile teenusepakkujalt kui siis ka tarbijale lõpus, kes saab siis võib-olla nii-öelda väiksema nagu tööjõumahuga teenust ja et siis see võiks nagu lõpuks tuua turul hinnad alla. Selle alla läheb natukene, aga võib-olla mitte otseselt, võib-olla läheb sellel paralleelselt, on siis igasugused tehisintellekti kasutamine küberturvalisuse tagamisel. Vabandust. Ja et siin on nagu see küsimus, et küberturvalisuse teenustel tehisintellekti kasutamine ja selle nagu ka katsetamine ja tootearendus on alati niisugune keeruline küsimus, kuidas, millise kliendi andmetega seda katsetada, kellega seda teha. Ja et siin tulevad tõepoolest mängu erinevad taristud, kus seda tehisintellekti asju siis treenida, arendada ja et siin on nagu reaalselt vaja nagu leida endale hea partner, kellega kõike seda saab teha turvalises keskkonnas ja niimoodi, et sellest oleks kasu nii teile kui teie potentsiaalsetele klientidele, kes siis võiks hakata nii-öelda teie nii-öelda pigem tehisintellekti põhist teenust hiljem kasutama. Küll aga oleme siia pannud ka 2 lisa eesmärki. Üks on siis tööriistad, strateegiad, plaanid kvantarvutikindlatele krüptograafilistele algoritmidele üleminekuks. See on siis see loogika, et kui teie pakute küberturvalisuse teenust või toodet, siis ühel hetkel järgmise 10 aasta jooksul tõenäoliselt peate te kõik üle minema mingisugustele krüptograafilistele algoritmidele, mis oleks kvantarvutikindlad. See nihe tuleb üle terve maailma ühel hetkel ja me oleme selle konkreetse valdkonna puhul ja selle toetuse puhul arvestanud sellega, et mõned teist juba võib-olla arvestavad ja plaanivad mingisugust taolist üleminekut ja me tahaksime aidata teil teha esimesi samme selleks, et te võtaksite ühendust nende teadusasutustega, kes sellega tegelevad ja hakkaksite seda plaanima oma toodetes, oma teenustes, kuidas te seda pakute. Ja viimane nendest on siis kosmosetehnoloogiate küberturvalisus. Siin see on hästi niši teema, kahtlemata, me saame sellest aru, et Eestis kosmosetehnoloogiatega tegelevad väga üksikud firmad, kuid see on nagu meie puhul oluline ka tuleviku teema, et väga paljud digiteenused tegelikult sõltuvad kosmosetehnoloogiatest. Sealhulgas igasugused andurid, seired, kellad ja muud asjad, millel on kõigil väga oluline aspekt selles, et kuidas toimub suhtlus satelliitidega ja nii edasi. Ehk siis nende tehnoloogiate küberturvalisus on meie jaoks oluline ja me tahame neile tähelepanu pöörata, et kuidas nende asjade puhul võiks teil olla tooted, teenused, mis toetaksid just nimelt kosmosetehnoloogiate küberturvalisuse arengut. Ma tean, et see on suhteliselt sihuke laiapõhjaline, aga me oleme siin põhimõtteliselt võtnud ja arvestanud viimaste aastate jooksul kõikide nende teemadega, mis me oleme teiega vesteldes aru saanud, et millega teie üldjoontes tegelete ja kuhu suunda meil küberturvalisuse nii-öelda trendid liiguvad ja mulle tundub, et tegelikult võiks olla selline olukord, kus Eesti küberturvalisuse ettevõtted võiksid kõik mahtuda mingisuguse teenuse või toote puhul nende 4 valdkonna alla.
ja et sisuliselt peaks olema kõigil teil mingisugune taoline asi, mille puhul te võiksite nagu sattuda sellesse, et hei, meile küll sobiks see küberturvalisuse automatiseerimise nii-öelda valdkond siin ja et te saaksite seda konkreetset asja siis teha. Ma arvan, et ma praegu selle sissejuhatusega siinkohal nagu tõmban joone alla ja et siis annan sõna edasi Margele, kes räägib teile natukene sellest, et kes seda saavad taotleda ja kuidas see protsess käib. Aga ja siis palun kirjutage siis nendesse kommentaaridesse oma küsimusi ja et siis me võtame need küsimused ette pärast seda, kui Marge on teile teinud ülevaate. Aitäh praegu! Nii, tere ka minu poolt, et jah, tutvustan siis käesoleva toetuse andmise tingimusi, räägin toetuse taotlemise ettevalmistamisest ning esitamisest e-toetuskeskkonnas. Toetuse taotlejad peavad vastama järgmistele nõuetele. Esiteks, toetus on suunatud Eestis registreeritud ettevõtetele ja ettevõtte äritegevus peab olema otseselt seotud küberturvalisuse toodete ja teenustega. See tähendab, et ettevõte tegutseb valdkonnas, mis aitab lahendada turvalisi digilahendusi. Teiseks, ettevõtte tegevusala peab vastama MTAK jaotusele ka, kuhu kuuluvad elektroonilise side ja sellega seotud teenused, samuti programmeerimine, nõustamine, sellega seotud tegevused, andmetöötlustaristu ja muu infoalane tegevus. Lisaks nendele tingimustele on oluline ka, et taotleja ja temaga seotud ettevõtted peavad olema registreeritud Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonna riikides. Nendeks on siis Norra, Island, Liechtenstein. Ja selle kohta me küsime ka taotlusvormil andmeid, kus tuleb siis märkida juriidilise isiku puhul riik, kust osanik on pärit ja eraisiku puhul kodakondsus. Ja kui on mitu kodakondsust, tuleb märkida siis kõik. Ja projekti tegevuste asukoht peab samuti olema Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa majanduspiirkonna riikides. Taotlejatele on kehtestatud kindlad nõuded, mille täitmist me taotluses ka kindlasti kontrollime, kui te taotluse meile esitate. Esiteks, kas taotleja on taotluse esitamise hetkeks täitnud nõuete kohaselt maksukorralduses seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruande esitamise kohustuse. Ühesõnaga nende, mille tähtaeg on saabunud. Et vaadake need kindlasti veel üle enne, kui taotluse esitate, et kui on jäänud mingi asi tähtajaks tegemata, siis palume selle ära teha. Et see hõlbustab ja kiirendab menetlust. Kontrollime ka taotleja maksu ja maksevõlga. Kui maksevõlg on ajatatud, siis see peab olema tasutud ajakava kohaselt. Ja kolmandaks, taotleja ega temaga seotud isik ei tohi olla pankrotimenetlusega likvideerimisel. Samuti vaatame, et kui taotleja on saanud varem toetust, mis tuleb tagasi maksta, et siis need maksed on ka tehtud korrektselt. Ja selle eesmärk siis on, et toetus antakse ettevõtetele, kes ei oleks makseraskustes ja kes suudavad oma projekti kohustused korralikult ellu viia. Siin slaidil on nüüd toodud tegevused, mida saab rahastuse raames ellu viia. Kontseptsiooni tõendamine, proof of concept, see tähendab, et idee tuleb reaalselt testida ja vajadusel luua prototüüpe teha, kas see töötab. Teiseks, tehnoloogiliste komponentide arendus ja nende testimine, demonstreerimine. See on juba samm edasi, et kus arendatakse juba konkreetseid lahendusi ja näidatakse, kuidas need toimivad. Kolmandaks, tegevuseks on tootekatsetused ja tööstuslikud eksperimendid või ka teostatavusuuringud. Need aitavad hinnata, kas lahendus on rakendatav suuremas mahus ja kas see on majanduslik mõistlik. Paremal pool tulbas on mul välja toodud siis täiendav loetelu tegevustest, mis aitavad kaasa nende 3 põhitegevuse elluviimiseks. Siia kuuluvad siis näiteks akrediteerimine, sertifitseerimine ja standardimine, mis on vajalikud, et toode vastaks nõuetele, samuti metroloogia teenus, mis aitab mõõtmise täpsust tagada. Lisaks on võimalik saada tuge patendi või tööstusdisaini kaitse taotlemisel, et oma intellektuaalomandit kaitsta. Ja toetatavate tegevuste loetelu ei ole tegelikult lõplik, et siin osad on välja toodud, samas abikõlblikud on kõik need tegevused, mis on teie projekti tulemuse saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud. Projekti tegevuste ja kulude põhjendatust ka hinnatakse ja see mõjutab teie projekti koondhinnet. Milliseid kulusid saab projektis teha?
Et üldine põhimõte on siis see, et abikõlblikud kulud on need, mis on projekti jaoks vajalikud, põhjendatud ja tehtud ka abikõlblikkuse perioodil. Kulud, millele saab toetust taotleda, on siis projektimeeskonna töötasud ja nendega seotud maksud, lähetuskulud, sealhulgas ka päevaraha, transport, majutus, kulud materjalidele ja tarvikutele, mis on vajalikud projekti tulemi saavutamiseks. Ja siia hulka ei saa arvestada kulusid, mis on materiaalne vara, näiteks seadmed, masinad, mööbel, kõik, mis kvalifitseerub põhivaraks. Teenused nagu uuringud, analüüsid, tarkvara litsentsid, nõustamine, ekspertiis, samuti saab kulusid doktorandi või doktorikraadiga spetsialisti palkamiseks projektitegevuste elluviimiseks. Ja siin oli küll juba ka juttu, aga siin slaidil on ka veel välja, et nendest kuludest vähemalt 40% peavad siis olema partneri kulud. See võib olla ka rohkem, aga kindlasti mitte vähem. Ja oluline on ka teada, et millisteks tegevusteks toetust kasutada ei tohi. Näiteks pangagarantiid, finants- ja pangakulud ning riigilõivude tasumine, need ei kuulu toetatavate tegevuste alla. Samuti ei saa toetust kasutada puhkusetasude ja haigushüvitiste maksmiseks, need on tööandja enda kohustused, mitte projektikulud. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud ei ole lubatud, samuti käibemaks, kui sularist tasutud kulud ei ole abikõlblikud, kuna need ei ole piisavalt läbipaistvad. Ja väga oluline, mida me ka kontrollime kindlasti hoolega, on see, et ei oleks tehinguid seotud isikute vahel. Seal me vaatame just tulumaksuseaduse paragrahv 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikuid. Et need kulud, kui on seotud isikute teema, need lähevad kõik välja siis taotlus või kulude hulgast. Toetuse summa, mida saab ühe projekti kohta taotleda, on minimaalselt 60 000 ja maksimaalselt 100 000 eurot. Toetuse osakaal abikõlblikest kuludest jääb vahemikku 50% kuni 70% ja see sõltub ettevõtte suurusest. Väikestele ja mikroettevõtetele osakaal kõige suurem, see on 70%, keskmistele 60% ja suurettevõtetele 50%. Ja projekti eelarvet kokku pannes siis peate arvestama, et omafinantseeringu summa peab tulema ettevõtte enda vahenditest, kas siis oma tuludest või laenuraha, kuid igal juhul ei tohiks see olla mõnest muust avalikust sektorist antav täiendav toetus. Ja taotlusvormil me küsime selle kohta ka infot, et kas ja mil määral teil on küsitud avalikust sektorist teisi toetusi. Ettevõtte suurus määratakse kindlaks ettevõtte või siis kontserni töötajate arvu ja rahaliste summade, kas aasta käive või aasta bilansi mahu järgi. Ja väikeettevõtteks loetakse ettevõtted, kus on alla 50 töötaja, aasta käive või bilansi maht kuni 10 miljonit eurot. Ja ka keskmise suure kohta mul siin taotluses on saidil välja toodud, ma nendel pikemalt praegu ei peatuks. See VTA taotlemisel tuleb ettevõtte suurus kindlaks määrata siis vastavalt nendele kriteeriumitele. Ja see täpsem info, kuidas seda teha, on siin sellel linkil, mis mul on pandud siia slaidile, kuid taotlusvormil ettevõtte suuruse lahtri juures on ka abiinfo, kus kõik see info on tegelikult kirjas, et saate ka sealt abi. Ja kui jääte hätta, siis võib alati ka pöörduda minu poole. Ennekõike muidugi kontserni puhul tekib siin võib-olla keerulisemalt case. Antud toetus on vähese tähtsusega abi. See tähendab, et toetuse andmisel kehtivad Euroopa Liidu reeglid, mis piiravad kogu summat. Ja siin on oluline meeles pidada, et viimase 3 aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi rohkem 300 000 eurot. Ja lisaks arvestatakse üheks ettevõtjaks kõik seotud ettevõtted, sealhulgas need, kus eraisikul on enamusosalus üle 50%. Ja oma ettevõtte jääki saate kontrollida siis riigi rahandusministeeriumi kodulehel. See link viib siis otse sinna kontrollilehele. Projekti tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul ja see periood algab kas taotluse esitamise kuupäevast või kui te taotluses märgite ise hilisema kuupäeva. Kuid arvestada tuleb, et see projekt ei tohiks kesta kauem 31. jaanuar 2029. Pikendada üle selle projekti võimalik ei ole. Ja projekti abikõlblikkuse periood ongi siis ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõpevad ning projekti elluviimiseks vajalikud kulud tekivad. Ja kõik tegevused peavad jäävad sellesse abikõlblikku perioodi.
Kulud loetakse tekkinuks, kui töö on tehtud, kaup saadakse kätte või teenus osutatakse projektiperioodil. Ja oluline piirang, mis selle korras on toodud, on see, et toetuse saaja ei tohi võtta kohustusi enne projekti alguskuupäeva. Nii et enne taotluse esitamist või siis, kui projekti alguskuupäev märgitud hilisemaks taotluse esitamisest, ei tohiks olla teil sõlmitud lepinguid tööde teostamiseks. Taotluste vastuvõtt on avatud esmaspäevast ja see kestab kuni 15. detsembrini, kuni kella 16:00. See tähendab, et taotluste esitamiseks on üsna pikk periood, kuid tasub arvestada, et eelarve maht on siiski piiratud, kokku on 1,5 miljonit eurot. Kui see summa saab kaetud, peatatakse taotluste vastuvõtt ja menetluses olevad taotlused menetletakse nende esitamise järjekorras. Taotlusvorm tuleb täita ja esitada koos lisadokumentidega struktuurifondide e-toetuskeskkonnas. Link on mul siin. Ja EISi toetuse veebilehel on olemas ka videojuhis e-toetuse keskkonnaga tutvumiseks, kui on taotlejaid, kes varem pole selle kokku puutunud. E-toetuskeskkonda saate sisse logida kas Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga. Ja taotlusvormi avamiseks tuleb vajutada avalehel üleval nurgas olevale rohelisele kastikesele alusta uut taotlust. Ja siis on oluline, et te valiksite õige taotlusvooru, milleks on siis küberturvalisuse, innovatsiooni ja arendustegevuse toetus ja peate sisestama projekti nime. Projekti nimi võiks olla pigem lühike ning kajastada selgelt projekti sisu, kuid sellesse ei pea praegu kohe ka kinni jääma, sest projekti nime saate ka hiljem muuta. Samas taotluse alustamiseks, vormi avamiseks on see vajalik. Taotleja tüüp tuleb automaatselt ise. Ja taotlusvorm koosneb meil 9 lehest, mille vahel saate vabalt liikuda. Kõik lehed teevad järjestikust kontrolli. Näiteks selleks, et eelarvelehel hakata täitma eelarve numbreid sisestama, peab enne tegevuste lehel olema õiged tegevused valitud. Seda ma näitan teile hiljem. Ja tahan tähelepanu juhtida sellele, et taotluse vormile siin esimesel lehel peaksite lisama kõik need kontaktisikud, keda te tahate, et kes saaks taotlusvormi täita ja korrigeerida. Ja kui taotluse esitab äriregistri järgi mitteesindusõigust oma isik, siis on vajadus kindlasti see kontaktisiku kaardile volitus lisada. Ja kogu taotlusvormi kõikidel lehtedel on iga välja juures selline abiinfo märk. Kui te sellele klikkate, te saate täpsemat infot, mida mis kohas tuleks täita või on link näiteks samale ettevõtte suuruse määramise failile. Ja kui te taotlusvormi täidate, siis ma soovitan teil jooksvalt siia salvesta mustandi nupule vajutada, mis on all lõpus. Sest et see e-toetuskeskkond ei ole väga pikalt aktiivne, et kui teil näiteks tuleb telefoni kõne vahele või jääte pikemaks ajaks mitte aktiivseks, siis läheb teil kogu töö kaotsi, et automaatset salvestust siin ei toimu. Ja kui vajutate salvestaja jätka lehele, siis kui on mingi lahter jäänud täitmata, siis tuleb peateade, selle saate ära täita ja saate liikuda edasi siis järgmist lehekülge täitma. Üldandmete lehel tuleb panna projekti alguse lõppkuupäevad ja siin me küsime ka infot siis kaasnevate toetuste kohta, kui need on, kui ei ole, siis märgite lihtsalt ei. Sisulehel on selline üldinfoga projekti põhiandmete kohta nagu projektiperiood ja muu selline, projektiperiood on üldandmetele, projekti eesmärgid on sisulehel ja nii edasi. Näitajate lehte täitma ei pea, see täitub automaatselt ja tahtsingi näidata nüüd veel tegevuste lehe täitmist. Tegevuste lehel on siin selline koht nagu lisategevus, kui sellele klikkate, avaneb selline pikem loetelu, kus te peate siis valima need tegevused, mille jaoks te ise toetust taotlete. Iga tegevuse taga on ka ettevõtte suurus. See tuleb automaatselt sõltuvalt sellest, mis te avalehel taotleja andmete all märkisite. Et kui nüüd selgub, et te olete siin kogemata vale märkinud, siis tuleb minna taotluse avalehel ja seal ära parandada. Kõikidel peaks siis olema vähemalt valitud see viimane projektipartneri teenusarvete, projektikulud teenusarvete alusel, mis peaks siis olema vähemalt 40%. Ülemised kulud on toetuse taotleja kulud. Toetuse summad tuleb märkida eelarvelehele
ja siin ongi nüüd mul võetud ja 40%, 40 000 on partner ja ülejäänud on siis 60 000 on taotleja enda kulud. Et automaatset kontrolli siin partneri kulude osas ei ole, et te peate ise jälgima, et see protsent oleks ikkagi täidetud. Lisaks taotlusvormile, taotlusvorm ise on suhteliselt lakooniline, sisaldades taotluse põhiinfot, siis taotlusele tuleb lisada lisadokumendid. Esiteks projektiplaan, selleks on meil olemas vorm ja see sisaldabki nüüd põhiinfot ja projekti kohta, nii projekti probleemi püstitust, eesmärki, meeskonna kirjeldust, tegevuskava, eelarvet, finantseerimise ajakava, riskianalüüsi ja nii edasi. Ja ka projektiplaanis on abiks juhised, mis infot me täpsemalt teada soovime. Ja siit me saame põhilise info siis projekti hindamiseks, et soovitan sellele projektiplaani täitmisele väga suurt rõhku pöörata. Lisaks tuleb taotluse lisada projekti kaasatud partneri kulude kalkulatsioon. Ka see peab olema piisavalt põhjalik ja detailne, et meil oleks võimalik aru saada, mida ja mis maksumusega partner teeb ja mis tema ülesanded on. Et partner on projektis kaasvastutaja, kes esitab oma tegelikud kulud. Lisaks tuleb lisada projektimeeskonna CV-d ja seda nii taotleja meeskonna liikmete kui partneri meeskonna liikmete kohta. Projektiplaanis tuleb siis täpsemalt kirjeldada ka meeskonna rollid. Lisaks on kõikidel taotlejatel kohustuslik lisada taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisel eelneva kvartali seisuga. Ning sõltuvalt nüüd projekti vajadusest projektist tuleb siis lisada kas volikiri või kontserni liikmete skeem EIS-i vormil. Kui kontserni skeem on tuvastatav äriregistrist, ei ole eraldi skeemi lisamine vajalik. Ja siin on mul siis link nendele vormidele, et veebilehel on meil selline projekti etappide kirjeldus, esimene projekti kaasamine, mida siis ka soovitan kindlasti läbi lugeda, tutvuda, seal on ka lingid siis nendele partneritele, kust on võimalik otsida enda valdkonnale sobiv ja lisaks siis muud kohustuslikud dokumendid. Nii palju mul aega on, natuke veel on. Põgusalt ka taotluste menetlemisest, et kui taotlus on esitatud, siis esmalt alustame taotleja materjalide tehnilise kontrolliga. Kontrollime, kas kõik vajalikud dokumendid ja andmed on esitatud ja kas need vastavad toetuse tingimustele. Kui kontrolli käigus selgub, et on vaja taotlust täiendada, siis saadab konsultant teie toetuskeskkonna kaudu teile taotluse tagasi ja annab teile parandusteks kindla tähtaja. Kui taotleja ning taotlus vastavad nõuetele, siis liigub taotlus edasi teise etappi, see on sisulise hindamise etappi, kuhu on kaasatud ka RIA ekspert. Ka teises etapis me küsime tegelikult täiendavalt lisainformatsiooni, kui on vajalik midagi täpsustada. Taotluste menetlemise tähtaeg on 35 tööpäeva ja kui kõik on korras ja edukalt on hindamine läbitud, siis tuleb kõigepealt otsus ja sõlmime kõikide taotlejatega toetuslepingu, et siin on 2 dokumenti. Kui tavaliselt EIS-il on muidu 1 on otsus või leping, siis antud juhul on 2. Põgusalt ka hindamisest, et hinnatakse 3 hindamiskriteeriumi alusel. Et kõigepealt hindame projekti mõju, see on kõige suurema koondhindega 50% kogu koondhindest. On siis just see, kui palju projekt panustab projekti eesmärkide saavutamisse. Teiseks hindame projekti kvaliteeti, mis on 25% koondhindest ja kolmandaks taotleja ja partneri võimekus projekti elluviimisel. Ja siin on veel 2 eraldi alakriteeriumit, millest kumbki moodustab 50%, kokku annavad 25% koondhindest. Ja hindamine toimub skaalal 0–4 ja rahastuse leiavad taotlused, mille koondhinna on vähemalt 2,5 ja mis ei ole üheski hindamiskriteeriumis on vähem kui 2,0. Hindamiskriteeriumite link on mul samuti siin kodulehel olemas slaidil. Lõpetuseks räägin kiirelt veel toetuse saaja kohustustest, et projekt tuleb üldiselt ellu viia vastavalt taotlusele, samas on aru saadav, et selliste projektide puhul võib tulla ette muudatusi. Sellisel juhul tuleb toetuse saaja esindusõigusliku isiku digiallkirjastatud taotluse alusel esitada muutmistaotlus, kui te soovite muuta tegevust või selle ulatust. Ehk soovite mõnda tegevust kas ära jätta, muuta või lisada täiendava tegevuse.
Ja kuigi projekti abikõlblikkuse periood on 24 kuud, siis kui tekivad ettenägematud asjaolud või takistused, siis võib taotleda ka projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõistliku aja võrra. Kui tingimus on siis see, et ikkagi üle 31. jaanuari 2029 ei tohi projektid kesta. Projekti tegevuste kohta tuleb esitada aruandeid regulaarselt iga 4–6 kuu järel, sõltuvalt sellest, mis te taotlusvormil olete ise valinud. Ja ka meie vahe- ja lõpparuande vormid on leitavad kodulehel. Ka aruannete, nii vahe- kui lõpparuande hindamise me kaasame RIA eksperte, kes vaatavad üle projekti sisulised etapid, et kuidas edeneb. Ja oluline on meeles pidada, et toetus makstakse välja alles pärast aruandel perioodil tehtud tegevuste elluviimist ja kulude tasumist. Ehk et te peate esmalt ise leidma need vahendid, et kulud ära tasuda ja toetus tuleb tagantjärgi. Et planeerige rahavoog siis nii, et teil oleks võimalik need kulud enne ära katta. Et see on üks levinumaid väljakutsed siin projektide elluviimisel. Olles saanud toetust, siis peate kindlasti kasutama ja viitama toetuse saamisel, et olete saanud toetust Euroopa Liidu, kaasrahastuseta Euroopa Liidu poolt ning lisaks on siin siis märge, et projekti toetab Euroopa Küberkompetentsi Keskus oma liikmetega. Selle kohta on täpsem info kodulehel meil olemas. Ja kui lisaks partnerile soovite osta teenust sisse kuskilt kas kalibreerimis meteoroloogia keskustest, siis ja see maksumus läheb üle 20 000, on kohustus võtta vähemalt 2 võrreldavat pakkumist. Selleks on ka väga mitmeid kriteeriumid, mida peate järgima, aga seda ma praegu ei jõua tutvustada, ma vaatan, kellel on päris palju, aga meil on siin ostumenetluse läbiviimise juhis meie toetuse lehel, et soovitan sellega kindlasti tutvuda, kui te hakkate lähteülesannet koostama, neid välja saatma. Ja küsimuste tekkimisel jällegi pigem helistage mulle, küsige üle, et kuidas saab vormistatud, et kõik oleks õige, et ei oleks pärast rikkumist. Nii, küsimuste korral siis jah, nagu juba Lauri alguses ütles, sisuteemade puhul nii projekti idee sobivus kui eesmärgid, selles osas soovitan pöörduda RIA poole, panin siia Andi kontakti. Ja kui on tegemist siis taotluse ettevalmistamisega seotud küsimustega, siis võib pöörduda minu poole. Aga loodan, et tänane kohtumine andis teile juba siin selgema ülevaate ja arusaamise, et mis ja milleks see toetus mõeldud on. Et Lauri, kas soovid ka omalt poolt midagi veel öelda? Ja, ma siis just mõtlen korra veel paar asja lihtsalt ütlen ära enne, kui me võtame need küsimused ja siin paar head küsimust on, millega me peame siin ütlema. Üks on siis see, et mis ma tahtsin nagu veel öelda, on siis selline, et tegelikult kogu see toetuse mõte on ikkagi mõeldud eelkõige selle jaoks, et küberturvalisuse valdkonna teenuseid ja tooteid arendada. Lihtsalt selle jaoks, et ma kordan selle üle ainult selle jaoks, et kõikidel teistel ettevõtetel, kellel on võib-olla mingisugused digiteenused üleüldiselt või mingid muud teenused, eks ju, mille küberturvalisust nad tahavad arendada. Et selle jaoks on kahtlemata olemas mingisugused teised ja teised innovatsioonitoetused, innovatsiooniosakud, arendusosakud, rakendusuuringute programmid, väikesed rakendusuuringute programmid. See konkreetne toetusmeede on mõeldud siis küberturvalisuse valdkonnale, nagu teenusepakkujatele, kes siin on. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda kindlasti on see, et pöörake palun tähelepanu lihtsalt oma ettevõtte puhul, et kui te hakkate selle suunaga tegelema, et siis protsess võiks välja näha eelkõige selline, et te lähete ja otsite mõne teadusasutuse, mõne ülikooli, kes tegeleb selle valdkonnaga, millega teie tegelete. Te räägite nendega läbi, te otsite endale sellise partneri, kellega teil on juba midagi koostööd teha. Ei, nende puhul ei ole vaja võtta konkureerivaid pakkumisi selles võtmes, et kui teil on et 2 ülikooli peaksid 2 sellist asja. Ehk siis et nendega see koostöö peaks sujuma ja nendel peaks olema see loogika kuskil oma puhul paigas. Nemad on partnerid, mitte teie teenuse pakkujad eelkõige. Ja et küsimus on pigem selles, et teie võiksite siis mõelda just selle peale, et kui minu ettevõte tegeleb ütleme mingisuguse krüptograafiaga
kes on need asutused üle Euroopa, kes krüptograafiaga tegelevad, kes saaks meid siin nagu aidata. Ja see on see koht, kus meie RIA-na saame olla nii-öelda reaalselt teie partneriteks ja toetajateks, konsultantideks. Meil on oma võrgustikud tegelikult üle Euroopa olemas, kelle puhul meie saame aidata teil leida mõned sellised kontaktid, kellega te saate läbi rääkida, kelle juurde saate minna küsima, et kuulge, et teie tegelete sellega, meil oleks selline huvi. Nii et see eeltöö on reaalselt vajalik just nimelt selle jaoks, et te saaksite siin selles konkreetses nii-öelda toetusmeetmes olla edukas ja saaksite hästi hakkama. Need on minu 2 nii-öelda kokkuvõtvat asja, aga ma arvan, et võtame nüüd mõned siin küsimused, millele me nii-öelda otse chatis ei saanud veel vastata. Et Urmo on siin kirjutanud küsimuse eelkõige just nimelt kohustuste võtmise kohta enne projekti algust, et kui projektis kasutatakse osaliselt olemasolevaid partnereid, kellega tööd teostatakse olemasolevate lepingute alusel, ka siis piisab, kui antud projekti skoobi osas vormistatakse eraldi tellimus või on vajalik ikkagi eraldi leping ainult projekti skoobiga piiritletud. Ma Margele annan kohe selle oma tema nägemuse sellest ka, aga et üldjoontes, kui me projekti hindame, siis meil on vaja reaalselt näha, et see projekt oleks eraldi nähtavalt projekt. Eks ju, et ta ei oleks lihtsalt osa teie nii-öelda tavapärasest arendusest ja et see oleks lihtsalt nagu nii-öelda eraldi skoop ja et see, et kuidas te oma lepingut teete, see ei ole selles võtmes nagu nii-öelda meie jaoks oluline. Peaasi, et see projekt, millele te toetust taotlete, ei oleks alustanud enne seda, kui me oleme nagu nii-öelda saanud, kui see oleks nagu nii-öelda saanud selle toetuse positiivse või selle nagu hindamise nagu kätte. Marge, kas sa tahad nii-öelda minu arusaama sellest täpsustada? No ma tooksin ainult selle välja, et üheselt peab olema arusaadav, et need tegevused, mis on projekti tegevused, et need ei kajastu kuskil varasemast lepingus, et ikkagi selle kohta on eraldi leping tehtud tõesti või kokkuleppe sõlmitud. Et see peab olema üheselt arusaadav. Aga me tegelikult ei küsi seda lepingut eraldi näha, kui ma õigesti olen aru saanud, et see on nagu nii-öelda teenuse pakkumise nagu nii-öelda pakkumine. Lihtsalt küsin ise ka nagu, et me oleksime ühel lainel. No jah, ütleme siis, kui tuleb see hinnapakkumine taotluse juurde, et siis ta ei tohiks olla vist selle kohta nagu enne ju lepingut sõlminud, on ju. Taotluse esitamist, et seda peaks tähendama see punkt, et kohustus ei tohi võtta enne taotluse esitamist. Võib-olla ma täpsustan siin natukene. Ehk, et kui nüüd see olemasolev leping on käsitletud rahalepinguna, siis sinna uute mingite tellimust tegemine ei ole nagu olemas probleem, kui nad on selgelt eristatav. Kui see on mingi konkreetse projekti jaoks tehtud leping, ehk et siis seda nii-öelda neid tegevusi ei saa projektis kajastada. Hea küll, aga ma arvan, et siin on konkreetselt võib-olla nii-öelda mina arvan, et see siis selles mõttes on nagu selgem, et kui on olemas nagu eraldi hinnapakkumine eraldi tegevuseks, eks ju, et siis nii-öelda see on nagu tegelikult piisav, et eristada seda tavapärastest lepingutest. Jah. Selge. Siis projektiplaani dokumendil sisu mahu piirangu osas nii-öelda on jällegi küsimus, et kas see on Marge, kas sa oskad, oled sa juba seal? Ei ole, just, oled juba maininud. Jah, et projektiplaanil ei ole piirangu, ta küll on piirang taotlusvormil. Just, aga see peaks olema piisavalt mahukas, et me tõesti ei soovigi, et seal pikemalt kirjutada, et võite rahumeeliga vähem kirjutada taotlusvormis, et need on, ütleme, taotlusvormis on e-toetuskeskkonna poolt automaatselt ette antud piirangud ja te kindlasti ei pea seda mahtu seal taotlusvormis täis kirjutama. Pigem konkreetne, lakooniline ja selge. Hea küll. Siis ja ma arvan, et siin tasubki ära märkida seda, et tegelikult see taotlusvormi puhul
palun pöörake juba enne tähelepanu nendele hindamiskriteeriumitele. Need on olemas sellel koduleheküljel ja hindamiskriteeriumite alusel te saate oma projektiplaani niimoodi üles ehitada, et see oleks nagu reaalselt ka sellele eksperdile arusaadav, et te mahute sellesse konkreetsesse nii-öelda kriteeriumisse, eks ju, et teie peaksite nii-öelda siis ära põhjendama kõik need asjad, mis seal on. Sealhulgas siin on ka see põhjus, miks me küsime neid CV-sid, et hindamiskriteeriumites on reaalselt olemas siis nii-öelda üks kriteerium, mille alusel me peaksime hindama, kas te olete võimelised seda projekti ellu viima. Kust me muidu teada saame, kui seal ei ole neid CV-sid juures, eks ju, et see peaks olema vastavalt täpselt sellisel viisil nii-öelda üles ehitatud sellises mahus, et te suudaksite ära põhjendada, et teie olete siis nii-öelda vastate nendele kriteeriumitele. Kuna me ei tee seda nagu voorulise toetusena, vaid see on niimoodi, et igaüks, kes saab sellest lävendist üle, saab selle toetuse, kuniks toetuse mahtu on, eks ju, et siis selles mõttes nagu me oleme nagu pannud need hindamiskriteeriumid suhteliselt selliseks, et me saaksime nagu reaalselt nagu aru ja selgeks, et tegelete siis mingi uuendusliku teemaga, selle konkreetse nii-öelda skoobiga oma tegevustes ja et palun pöörake nendele hindamiskriteeriumitele siis tähelepanu ka. Ja meil võtame siis järgmise küsimuse ka, et kui taotleja saab hindamisel madalamad punktid, kui on toetuse saamise lävend, kas ta võib esitada taotluse uuesti pärast täienduste tegemist, kas seda võib teha korduvalt, siis mina ei näe selles probleemi. Mina arvan, et see võiks täiesti just selline olla, et kui teil on nagu nii-öelda saate nagu, et need hindamiskriteeriumid on nagu ei ole piisavad, et siis tulge ja konsulteerige, räägime läbi, et leiame võib-olla mingisuguseid lahendusi, kus me saame nagu aidata teil seda projekti või seda asja arendust niimoodi ellu viia, et see taotlus läheb nagu paremaks. Jällegi, ei ole siin nagu selles mõttes nagu voorulises taotlusvormis, eks ju, et te ei konkureeri sellises võtmes nagu üksteisega liiga palju, et me prooviksime just nimelt toetada teid sellel teekonnal, et te saaksite nagu põhimõtteliselt jõuda positiivse tulemuseni niimoodi, et me saame nagu olla veendunud, et teie projekt toetab teie tegevust ja toetab seda küberturve automatiseerimist, tehisintellekti kasutamist ja nii edasi ja uuenduslikkust ja potentsiaali selle jaoks, et see oleks teile kasulik. See on nagu see minu vastus siia. Kas Marge soovid sa midagi siin veel lisada? Ei soovi. Selge. Võtame siis veel. Need küsimused põhimõtteliselt, kus on nagu, et kas teaduspartneri poolt tehtavate tööde osas on vaja teha mingisuguseid 3-2 võrreldavat pakkumist. Nemad on siis partnerid ja et see ei kuku selle kriteeriumi alla, et on vaja 2 erinevat ülikooli, siis nemad on nagu need koostööpartnerid üleüldiselt. Aga et siis veel üks küsimus, et kas ühes taotluses võib olla mitu omavahel nõrgalt seotud või mitte üldse seotud probleemi püstisust alamprojekti. Mina ütleksin väga selgelt, et palun pöörake tähelepanu ühele selgele arusaadavale probleemile või teemale, mida te seal üritate teha. Ehk siis, et automatiseerida, tehisintellekti kasutada mingisugusel sellisel viisil. Kui on küsimusi, kuidas seda kõige paremini nii-öelda sõnastada või seda projekti üles ehitada, tulge küsige, et ma arvan, et siin nii-öelda need mahud selle nagu toetuse mahud ja selle projekti mahud on tegelikult niivõrd väikesed, et siin peaks olema võimalik lahendada ühte küsimust või ühte teemat, ühte projekti, mitte 10 väiksemat projekti, mida siis nagu arendada. Ma usun, et te olete kõik nii-öelda võimelised inimesed suutmaks seda nii-öelda siduda üheks nagu põhiteemaks. Marge, Anni, on teil teisi arvamusi siin? Selge. Nii.
Kas meil on siin veel mõnda küsimust, millest me ei rääkinud? Projektiplaanid, dokumendid, kohustuse võtmised. Nii, aga ma arvan, et siis kui hetkel ei ole, siis nagu te näete, siin on need samad nimed olemas, kelle juurde, kelle poole saab pöörduda. Toetuste tingimused ja taotlemised ja kõik asjad on olemas RIA koduleheküljel ja EISi koduleheküljel mõlemal, eks ju, et koos meie eesmärkide ja soovide ja plaanidega. Teil on võimalik siis ka seda salvestust järele vaadata, kui see ühel hetkel jõuab uuesti siis sellele samale koduleheküljele, EISi koduleheküljele. Samamoodi need slaidid on tõenäoliselt, Marge, vist siis pannakse üles sinna samasse kõrvale, eks ju? Jah, slaidid paneme nüüd kohe üles, et aga salvestusega läheb veidi aega. Just. Ja ma arvan, et see on niisugune hea alguspunkt, et ja viimane küsimus, kas nõustamist on EISist RIAst võimalik saada ka inglise keeles? Nii hästi, kui meil on võimalik, jah, inglise keelt teile panustada, best effort, ütleme nii, inglise keeles. Ja et eks me ikka proovime panustada. Aga sellega mina ütleks kõigepealt aitäh Annile ja Margele, et kellega me oleme seda asja koostöös ajanud. Ütlen tagantjärgi aitäh ka ühele meie eelmisele koostööpartnerile Anarile, kes oli ka meiega siin selle juures, kes aitas seda meil kokku panna. Ja me kohtume teiega siis mingisugustes formaatides, näiteks Cyber Meetupidel, või tulge küsima otse millalgi meie käest asju. Aitäh ja head päeva teile!